Käisime hiljuti sõbraga Tartu peal väljas esmaspäeva öösel kell 3 optimistide jaoks teisipäeva hommikudes võtta. Käisime olime väljas ja tahtsime süüa, aga millegipärast kõik Tartu asutused arvavad, et öösel kell 3 te ei taha süüa, sest nad on kinni millegipärast. Ja siis me otsisime ja linnas oli ainult üks koht lahti ja see on see jube kuradi perseauk Fasters. Fasters oli ainuke optsioon, mis lahti. Mõtlesime, okei, kuskilt peab süüa saama, läksime sinna sisse, ütlesime rõõmsal meelel tere. Teenindaja vaatas otsa meile, ei öelnud vastu. Ja samas ma ei ole pahane mingi kiirtoidu koha teenindajate peale, et miks sa mulle tere ei ütle, miks ta rõõmus ei ole. Ma tean tõenäoliselt, et ta ei saa palju palka. Ma olen see vend, kes läheb Maximasse ja on kuri, et kui sa eesti keelt ei räägi. Sest ma tulin Maximasse. Mida ma ootasin? Ma teadsin juba eos, ma valmistusin, me räägime tšebureki keelt. Kui ta on eesti keelt Maximas, ma olen sinna, kus iseteeninduskassa on ja sealt on tšut-tšut natukene, tule vastu mul. Ja siis me läksime Fasterisse kohale ja neil on see tohutu menüü seina peal kõigest, mida nad maailmas leidsid, mida saab fritüüri visata, see on hämmastav. Nad on tõesti teadlased selles valdkonnas. Ja meil kell 3 öösel võttis pahviks, sest nii palju valikuid oli ja siis me mingi 10 minti selle teenindaja ees lihtsalt üritasime valida, et ei kuradi samas kana, peekon, oi plee, peekonis on palju valku. Kell 3 öösel, kui sa hakkad oma makrosid sõbraga kokku arvutama, te ei tea oma aadressi enam isegi, aga teil on meeles, mitu kalorit meil täna veel on, ma ei tea. Kus me elame, ma ei tea. Ja siis mingi 10 mindiga rääkisime veits peekonist ja mõtlesin, et okei, ma olen julge, ma teen selle otsuse ära. Läksin teenindaja lähemale, ütlesin, võtaks selle kanarulli peekoniga. Ja ta lõpuks veits elavne see. Peekon on otsas. Me 10 minutit rääkisime sinu ees peekonist. Nüüd sa sekkusid. Okei, pole hullu, me saame üle sellest, me saame üle. Ma võtan siis selle kanarulli fetaga. Köök on kinni. Ja mu pea plahvatas too hetk. Ma ei kui sa seda peekonit mainisid. Kuidas see peekoni fakt tundus tähtsam, mis järjestuses sa infot jagad? Kui see tädi töötaks kuskil autoremondi töökojast, oleks ei me panime talvekad alla, aga sõitma saab minna. Ei, auto on putsis. Aga... Ja ma olen mõelnud selle peale, et naistel, ma olen kuulnud, tuleb tihti ette seda, et mingi suvatüübid saadavad sõnumeid sulle, et mingi stiilis, et hei kauniter, mis homme teed, tahaksid äkki kohvile minna? Ma eeldan, et nad kõlavad nii. Ja sellised tüübid saadavad sõnumeid ja enamus naised, kui te näete neid sõnumeid, te olete fui, ei, tap ära ennast. Aga kuna te olete viisakad inimesed, siis te ei kirjuta seda vastu. Ja mida naised teevad, kuna naised on nii viisakad, nad kirjutavad asju sellises stiilis vastu, et homme. Ei, homme ma ei saa, mul on see põhjus. Ja siis nad arvavad, et ongi läbi, vaat see vestlus on läbi igaveseks. Aga suureks ehmatuseks neile see tüüp saadab järgmise asjana vastu sõnumi, kus on tema terve kuu graafik, kuna ta Soomest Eestis on kõik vabad päevad, hetked, võimalused. Ja naised on mida? Kuidas näitavad sõbrannale ega sõnumit, vaat ma ütlesin, mul on homme kuradi kinni, miks ta ülehomse kohta küsib? Kuidas ta aru ei saa? Ja siin ongi probleem, naised, türa ärge pakkuge seda peekonit. Kui sa sellest peekonist räägid, kui see tüüp kirjutab, tere, kas homme on? Köök on kinni. On kinni. Köök on kinni. Ma loodan, et see levib nii kaugel, et lõpuks, kui ma mingile tütarlapsele kirjutan, siis ta paneb kohe vastu köök on kinni ja ma olen jess, see nali. Läks kuskile, mitte nagu mu elu.